Nii, võtame hästi ette vaata. Nii, nüüd läks. Nii, tervist, on Illar Kohvinavate, täna ma siin Tallinnas 7 merd esinemas sõnaga ja siin on täna esimest korda ma kohtusin oma hea sõbraga ja tähendab, kes on osalenud Eesti selgeltnägija tuleproovis ja on ka filmimees, teinud filmi Õigluse sõnaga ja minu Illar Kohvi meedia jälle üks kõige loetav persoon üldse. Ja ma küsiks kõigepealt seda, et kuidas sa seda selgeltnägija tuleproovi saadet meenutad, et millised on nagu siis sellised tagasiside olnud, et ehk räägid sellest natukene? Ei, tagasisidemed on väga head olnud. Et samas ma ka ei kahetse sinna, et ma sinna saatesse läksin. Et kuigi ma finaalis osalesin, aga ma finaali küll ei võitnud, aga samas ma ei kahetse, sest et tagasiside on hästi positiivne olnud. No ma olen küll ka peale seda saadet sellega tegelenud, kuigi mitte igapäevaselt, aga vähesel määral ma olen ikkagi sellega tegelenud ka. Ja siinkohal ma ütlen ka seda kohe ära, et Toomas on ka käinud Toris selgeltnägijate tuleproovi võttel, kus oli uurimas sellist asja nagu minu poolvenna sellist surmajuhtumit, et ta oli nagu visatud jõkke sõnaga ja käis seda nagu ja siis väga täpselt seal vastas nende asjadele, nii et väga tubli. Aga nüüd räägime selle teema edasi. Ja siis räägime nüüd sellest, et nüüd on film Õigluse sõnaga, et kus seda filmi näeb üldse? Kuna hetkel on film pandud lukku, sellepärast me lähme filmiga festivalile, aga enne festivali minekut öeldi, mida vähem ma jagan seda parem on. Võtke sinnapool koha peal. Et mida vähem ma seda filmi jagan, seda parem on. Et tegelikult enne festivali tegelikult ei tohi üldse avalikustada. Ja millal see festival on siis? See on maikuus. Aga mulle öeldi niimoodi, et mida vähem sa jagad, seda parem on. See tähendab seda, et mingi määral on see jagamine lubatud. Aga kas on ka lootus, et televaatajad seda näevad? Jaa, ikka on lootus, sellepärast, et mul on 2 kanaliga ühendust võetud. Ma küll ootan vastust, ma ei ole veel vastust saanud, aga lootused on küll jah olemas. Ja kindlasti ka Eesti Lood saade tuleb varsti eepise, kus oleme me Illariga koos seal sees. Ja mina olen selles mõjutajatest ja sina oled mis... Õiglased. Näed, õiglased ja mõjutajad, õiglased mõjutajad. Nii, ja siis aga kas oleme väikse vihi selle kohta ka, et Õiglus 2 on võib-olla natuke... Jaa, sest et Õiglus 2 on plaanis meil tegema küll hakata, kuna hetkel on mul juba see stsenaarium kirjutamisega algus tehtud juba. No võt. Ja siis kas sa võid et kas see tuleb midagi rajumat veel või tuleb... Ta tuleb ikka selles suhtes natukene huvitavam, kui on esimene osa. Esimene osa on ka hästi huvitav. Ma olen hästi palju positiivset tagasisides saanud on ja teine osa tuleb ka natukene huvitavam, kuna sinna tuleb ka, on ka vanad näod mängus, tuleb ka uusi nägusid juurde. Ja seal filmis, saladuskatter võin öelda, et tuleb ka naiste kätsi. Ahhaa, no näed. Vaata, vanglas on ka naiste kätsi taas. No, vanglatseenid seal on mehed. Aga ideaalist on, seal saab näha ka naiste kätsi. Et rohkem ma küll ei hakka rääkima, mul ei ole huvitav rahvale. Ja siis, kuna sa oled nii filmimees kui selgeltnägija mõlemad, aga mõni mõtleb, et aga ma tahaks ikka, et Toomas midagi võib-olla ennustaks mulle, et kuidas sinu kontakti saab, et kas on võimalik, et sinu vastuvõtul sulle kuskile? Ei, no muidugi on, sest minu kontaktid on kõik internetis ka avaldama. Ma tegelikult ei salase, minuga võib alati ühendust võtta, et Toomas Aarja, Facebook, palun väga, ma vastan kõigile, kes muga ühendust võtta. Mis su e-mail on näiteks? E-mail ongi arjatoomas@hotmail.com. Siis saate ühendust võtta ja näiteks kas sa oled osalenud ka nendes selgeltnägijate tuurides, mis meil Eestit toimunud? Siin vahepeal mind kutsuti. Kristi Tuula vist korraldas. Vahepeal mind kutsuti jah, aga siis mul olid jälle tööpäevad sattusid peale, vaata, et ei saa. Et seal oli päris mitu päeva, et osapäevad oli mul vabade päevade sisse läks ja osad läksid tööpäevade sisse. Aga siis niimoodi poolitada neil ei olnud või lihtsalt võimalik. Kas seda ka reetada tahad, et kus sa nagu siis nagu ametlikult töötad päris või? Ma ise töötan ametlikult, töötan Ericssonis tootmises. Et meil on see liinitöö seal, et meil on seal, selles suhtes on nagu hea graafik seal, see on 2 päeval, see on 2 öösel, see on 4 vaba. Ja mida sa nagu toodetakse siis? Me toodame telekommunikatsiooni raadiosaatjaid. Ahhaa, no näed. Et see on ka väga vahva. Jaa, et tänu nendele me üksteisega telefonis ühendust saamegi olla, aga kui neid raadiosaatjaid ei ole, siis meil pole mobiile ka olema. Aga mis sul nüüd lähema ajaplaanid nagu on? See aasta, nüüd see kuu ja järgmine kuu on mul väike tuuritamine selle filmi Õiglusega, aga meil on nüüd suvel tuleb üks teine projekt. Et see on ka üks film, aga see on selline suurem projekt on, see on
koostöös Eesti, Läti, Soomega. Ma küsin naabla ära, palju praegu on pikkus seda? Mingi 5 või 6 minutit. Selge. Aga sa lootus, et sa Pärnu poole tuled? Jaa, ei, kindlasti ma mingi aeg tulen uuesti Pärnusse ka. Võib-olla ikkagi Tori kanti või? Väga võimalik, et Toris on võib-olla rahvamaja olemas, et kus nagu võib-olla... Väga võimalik, et võib... Tori rahvamaas nagu selgeltnägijad käisidki nagu kohtumas rahvaga, nagu ma käisin ka ühel neist, et tervitan ka siinkohal Keit Eerotu sõnaga, kes mulle fotoaparaadi kinkis saates postiga kinkis. Ja siis oleks teisegi toredad, aga kõige rohkem suhtlen ikka Toomas Tariaga, nii et siiamaani. Et mis ma siis soovin sulle nagu öeldakse kivikotti, et jõudu ja edu sulle nii filmitööl kui ka selgelt nägemisel, nii et peame alati ühendust, et alati me kiidan Toomas Harjat, et alati saan vastused küsimustele, mis ma olen küsinud sõnaga, nii et ole tubli ja terve. Davai, tšau ja kõik head, järgmise korraga. Nägemist.